Raskustele vaatamata on Rahvusooperi Estonia juht Aivar Mäe tuleviku suhtes optimistlik, selgitades, et kõik ei peitu rahas. Samas pole võimalik lõputult kokku hoida ja sedasi konkurentsis püsida. Me oleme kõige kehvemalt finantseeritud operimaja Baltimaades. Nii Läti ja Leedu ja kõik on ammu mööda läinud. Aga jah, on kuidagi kujunenud niimoodi, et piletikassa on selline kummist rahakott, kust kogu aeg tuleb võtta, aga paraku sinna ei laeku nii palju. Ja täna on situatsioon, kus 10 aasta jooksul me oleme saanud ainult palgafondi lisa, kõik muu on seisnud paigal ja tehnika vananeb, kõik vajab nagu värskendamist, aga selle jaoks täna enam investeeringute jaoks vahendid ei ole. Hetkeolukorda silmas pidades plaanib Estonia koondada 37 töökohta, mis on seotud toitlustussektoriga, kuna 13. märtsist alates kuni 1. septembrini etendusi ei toimu. Vaja on ka uut ooperimaja ja kui elu soosib, siis mine tea. 31. augustil on tähtaeg, kus kõik kultuuriinimesed peavad oma ideed paberile panema ja esitama siis kultuurikomisjonile. Nii ka meie. Ja me loodame väga, et äkki 10 aasta pärast on see uus maja olemas ja saame tuge kultuurkapitalilt ja riigieelarvest, aga seniks pöidad tikku. Juhuks, kui soovid ei täitu ja riigilt peaaegu miljonilist toetust ei saa, siis põhimõtteliselt võib Aivar Mäe sõnul ka kartulikoori süüa. Kuid kas täna on see aeg? Kui ooperi ja balletižanr läheb üha vaesemaks, siis kes seda enam vaadata tahab? Ka virtuaalsete lahendustega ei tohiks teatrijuhi arvates liiale minna. On vaja seda õhustikku, et sa istud teatris, kas või meie kaunis majas, sa pead nägema ja tunnetama seda artisti seal samas ruumis, et see kõik muu on väga tehniline. Ja paraku neid kõike oobertoone, mis tuleb täna orkestrist ja lauljalt, neid paraku see virtuaaltehnika ei suuda kõik edasi anda. 28. augustil, enne veel kui Rahvusooper Estonia 115. hooaeg ametlikult algab, kutsub teater etendusele tervishoiutöötajad, politseinikud ja poemüüjad, et avaldada COVID-19 viiruspuhangu ajal eesliinil töötanud inimestele tänu ja austust.